Me käisime mõnda aega tagasi mehega reisil. Istusime restoranis ja väga palju rahvast tuli ümberringi ja järsku vaatasime, et üks huvitav perekond istub nurgas, suur perekond. Ja neil oli vähemalt umbes selline 10-aastane poiss. Suur paks tüsepoiss. Ta istus lutt suus, ekraan ees. Terve aeg mängis seal mingit suvalist asja või vahtis YouTube'ist, ma ei tea mida. Ja nii, kui ta julges midagi piiksatada, sest ilmselt rääkida ta ei osanud väga hästi, sest et, tal on kogu aeg lutt ees, siis talle anti uus iPad või uus telefon ette, eks ole. Ja kogu ülejäänud perekond istus samamoodi terve aeg telefonis, eks ole. Ja see vaatepilt oli nii õudne, see ei lähe mul mitte kunagi meelest ära. Sest et me hiljuti käisime perekonnaga ühel hästi vahval spordiüritusel, 2-päevane spordisündmus, mida siis paar teatrit korraldavad iga talv. Loodus, kaunis koht, mets, suusatamine, kelgutamine, toredad spordisündmused, mängud, aktiivne tegevus, jooksmine, hullamine. Ja ühel hetkel lapsed hüüdsid, et emme, see on maailma parim reis. Ja siis me mõtlesime mehega, et näed, palun väga. Lastel ei ole palju vaja, neil ei ole vaja tulesid, vilesid kuskile spaasse ja tivolisse ja muud kui stimulante ja stimulatsiooni, eks ole, ja mingit diskot. Ei ole vaja. Neil on seda piisavalt kogu aeg. Neil on vaja loodust. Neil on vaja joosta lumes, ronida puu otsa, nuusutada lilli, mängida käbide, kividega, kõigega. Sest et see maandab, see hoiab neid. Elu on tegelikult lihtne. Rohkem päris asja ja vähem neid asju.